mis nupp see on tegelikult? Rahu. No mis nupp? Ma olen kõikide autol... Autometsaline, ma räägin sulle hiljem. Iga asi õigel ajal. Parem kui sa ei teaks. Kuule, aga vaata, okei, lähme siis siin see rada ongi, vaata. Kuule, aga vaata. Saad sellest kinni saada? Mis siia üles saad? Siia üles... Näe, siit saabki ülesse kohe. Hakkad siit ronima ja... Kuule, kas sa paned tähele, me sel aastal ei olegi sellises kohas nagu ukerdanud ja roninud? Aga nüüd on võimalus siis. Võta, aita mind siit üles või kedagi, kuidas siit läheb? Vaevalt küll see. Saab tadu kasvav meil. Võta, ma proovin siit poolt. Siit tule ka siia, vaata. Siit saab üles, jah. Saad juba... Tervist, puhkajad! Tere! Närvid täitsa läbi. Priit. Venno. Sepa. Priit. Vaatame, et... Kuidas te siia sattusite? Tulime lihtsalt. Sealt hakkasime hakka tulema põllaviivelt. Ja vaatasime, et kuidas see üles saab, ei saa... Ülesse saab päris ilusasti, peate ainult natukene ootama, et kohe tuleb instruktor, seob teid kinni, et te alla ei kuku, tõmbab trimmi kõik asjad, hoiab teid üleval ja siis saategi minna. Ja siis on adrenaliinilaks on karanteenitud. Me oleme nüüd siin 100%. Taevaskaja seiklusrada, jah? See on Taevaskaja turismi- ja puhkekeskuse kõrgseiklusrada, ehitatud oma töötajate poolt ja täiesti ainulaadne omasuguste seas. Mis ta ainulaadseks teeb? Raskusaste. Et siin on põhimõtteliselt ei ole otsad seotud, on kõik lahti. Kõik on lahti või? Otsad ülevalt on muidugi kinni, aga alt on lahti, et teha seda asja natukene raskemaks inimestele. Ei ole lihtsalt ronimine. Aga see Taevaskaja kant ja üldse Põlvamaa on ju igavasti vinge koht siin matkajale, turistile, et mis teil siin veel pakkuda on? Meil on konkreetselt 4 objekti, mida meie saame puhkajatele välja pakkuda. Seesama Taevaskaja uus hostel, Taevaskaja vana hostel, Mammaste tervisespordiklubi ja Saarijärve puhkekeskus. Mammaste tervisespordikeskus sai avatud nüüd alles detsembris 2006, nii et ei ole veel aastatki vana. See on 2 suunitlusega objekt. Põhiliselt on ta mõeldud rohkem talveks, kus on väga ilusad suured pikad valgustatud suusarajad ja kõik mõeldav, mis on võimalik talvel tegemiseks. Ja suvel loomulikult on ta firmaüritused, suvepäevad, laagrid, spordilaagrid, kõik, mis spordiga seoses. Praegu on nagu üks lastegrupp sees. Siin on praegu lastelaager sees, jah. Lastel on siin väga huvitav alati olnud. 10 päeva on laager ja sisuliselt kõik päevad on nendel sisustatud aktiivsete tegevustega. Mängud, matkad, ekskursioonid. No näed, seal ta mängib. Ta lusti peal niisamaga laialt ilma instruktorita. Aga me sõitsime sealt teed mööda, siis me nägime, et kanuusid oli terve hulk. Teil on kanuumatkad ka siin. Ja vana hosteli poole peal on meil kanuud ladustatud seal, kui inimesed tulevad, tellivad, lähevad, seal nemad meil seisavad. Kanuumatkasid teeme Võhendojal, Ahjajõel reeglina. Eri pikkusega. Taevaskaja ettevõtted kui matka- ja turismi ettevõtted on väga palju praegu aidanud seiklusretked, kes on meie väga hea partner olnud päris tükk aega juba. Need on inimesed, kes on aidanud meil läbi viia pisut ohtlikumaid tegevusi, nagu näiteks kas või see kõrgseiklusrada, kuhu teie praegu minema hakkate. No nii, ootame siis instruktori ära, vaatame, mis edasi saab.
aga see pole veel kõik. Vähe sellest! Üllatusi on siin veelgi!